Diskrimineerimine on kellegi halvasti kohtlemine mingi tunnuse tõttu, mida ta ei saa endas muuta või ei ole kohustatud endas muutma. Poliitiline diskrimineerimine on kellegi halvasti kohtlemine tema poliitiliste vaadete tõttu. Poliitilised vaated puudutavad eelkõige ühiskondliku elu ja majanduse korraldamise küsimusi, aga ka rahva kaasatust riigijuhtimisse ning paljusid teisi selliseid asju. Oma poliitiliste vaadete tutvustamiseks ja teostamiseks asutavad inimesed erinevaid erakondi. Poliitiline diskrimineerimine võib toimuda mitut moodi. Otsene poliitiline diskrimineerimine seisneb selles, et inimest koheldakse teistest halvemini just tema poliitiliste vaadete tõttu. Näiteks kui inimest ei võeta tööle tema poliitiliste veendumuste või erakonda kuulumise tõttu või kui ta vabastatakse töölt neil samadel põhjustel, siis on tegemist otsese poliitilise diskrimineerimisega. Üks poliitilise diskrimineerimise viise on poliitiline ahistamine. Poliitiline ahistamine seisneb selles, et keegi halvustab ühe või teise poliitilise veendumusega kaasinimest just tema veendumuse pärast ning tekitab tema suhtes vaenuliku õhkkonna. Demokraatia eeldab, et inimesed saaksid vabalt oma poliitilisi veendumusi välja öelda ning nende eest ka seista. Igal inimesel on õigus kuuluda talle kõige meelepärasemasse erakonda. Mitte kedagi ei tohi sellepärast teistmoodi kohelda, ei halvemini ega ka paremini. Seejuures on aga väga tähtis mõista, millal ja kus on lubatud oma poliitilisi vaateid väljendada. Keegi ei tohi oma poliitilisi vaateid tööl töökaaslastele ega klientidele vägisi peale suruda. Näiteks õpetajad võivad väljaspool kooli, see tähendab eraisikuna, oma poliitilistest veendumustest avalikult kirjutada. Kuid koolitunnis ei tohi ükski õpetaja teha propagandat oma erakonna kasuks, sest haridus peab olema erapooletu. Õpilastel on õigus saada koolist teavet erinevate poliitiliste vaadete kohta.